Aitäh! Räägin kaasusest, mis meil täna korruptsioonivastasel erikomisjoni istungil arutlusel oli. Nimelt, eelmise aasta lõpus jõustus seadus, mille kohaselt peab elektrilistel tõukeratastel olema liikluskindlustus. Küll aga laieneb see vaid nendele elektritõukeratastele, mille kaal ületab 25 kilogrammi. Ja arvake ära, milliste rendiettevõtted elektritõukerattad kaaluvad alla selle. Turu ühe suurima ettevõtte Bolti tõukerattad kaaluvad 24 kilogrammi, mis tähendab, et seaduse järgi just nende tõukerattad ei pea olema kindlustatud. Tekib küsimus, et kas see on selline kokkusattumus, juhus või ikkagi lobitöö tegevuse tulemus. Võrdluseks suuruselt teise rendiettevõtte Tuul tõukerattad kaaluvad rohkem kui 25 kilogrammi ning seega nemad peavad seaduse järgi olema kindlustatud. Ja muidugi komisjonil tekkis õigustatud küsimus, et miks just selline kriteerium ja number jäi eelnõusse sisse ning kas sellele võis lisaks lobitööle ministeeriumites olla ka erinevad läbirääkimised poliitiliste erakondadega. Ma tuletan meelde, et see pole esimene kord, kui võimuerakonnad on teinud otsuseid Bolti huvides. Alles hiljuti oli see, kuidas Eesti 200 pidurdas direktiivi Euroopa Liidu tasandil, mis puudutas digiplatvormi töötajatele sotsiaalsete garantiide andmist. Ja nüüd väga sarnane juhtum minu arvates. Seaduse eelnõusse pannakse sisse number, mis kindlalt eelistab ühte turul osalejat ja teise paneb ebavõrdsesse olukorda. Ja ma tuletan meelde ka seda, et need võimuerakonnad, kes olid seaduse valmistamise juures, on saanud ka väga heldeid annetusi Bolti asutaja liikmetelt. Reformierakond on aastas 2021 saanud näiteks 74 750 eurot annetusi. Eesti 200 sai 94 042 eurot annetusi, sotsiaaldemokraadid 38 000 eurot annetusi. Oleks loomulik, et sellise seaduse koostamisel oleks võetud eesmärgiks tagada võrdsed tingimused kõigile turul olevatele ettevõtetele. See on ju tarbijakaitse küsimus, see on inimeste tervise, see on inimeste kaitse küsimus. Ja statistika kohaselt, mis meil oli komisjonis arutlusel, aina rohkem on iga aastaga kergliikuritega õnnetusi ja kusjuures osakaal on selline 42% õnnetusi on Bolti tõukeratastega, Tuulega on 13,68%. Ja täna Bolt räägib, aga meil on vabatahtlik kindlustus, aga see pole sama, mis liikluskindlustus. Seal pole sama kahju hüvitamise määrad ja eelkõige on nad suunatud omavara kaitsele. Ja mida see tähendab, et puudub liikluskindlustus ühel suurimal ettevõttel nende tõukeratastel? Kannatanud ei saa kõigi õnnetuste korral piisavat kaitset või peavad näiteks hüvitise saamiseks esitama tsiviilhagi kohtusse ja seega seadus ei täida seda seatud eesmärki. See omakorda tähendab, et õnnetuste kahjud tihti jäävad ka Tervisekassa kanda ja maksumaksja kanda. Ja istungil oli politsei esindaja, Tervisekassa esindaja, meil oli Konkurentsiamet, kõik väljendasid, et peaks olema ühtlane regulatsioon. Konkurentsiamet ütles, et selline seadus võib tekitada turul ebavõrdse olukorra. Ja Rahandusministeeriumi ametnik istungil tunnistas, et nende algne ettepanek oli väga konkreetne. Kindlustuskohustus kõikidele renditeenust pakutavatele ettevõtete tõukeratastele. Ja ta ütles, nad testisid seda poliitiliselt. Ma küsisin, et mida see tähendab täpsemalt, te testisite poliitiliselt? Ja Rahandusministeeriumi ametnik ütles, me esitasime selle idee rahandusminister Mart Võrklaevale. Talle see idee ei sobinud. Nii et öelge mulle, kuidas on võimalik, kõik olid väga hästi teadlikud, nii ametnikud ministeeriumis kui poliitikud sellest, et see 25 kilogrammi piir paneb ebavõrdsesse olukorda ühe teenuse pakkuja meie turul ja seab eelised Boltile. Ja vaatamata sellele võeti selgelt poliitiline otsus ühe ettevõtte kasuks.
Ja see pole esimene kord. Samal ajal me näeme, kuidas need samad erakonnad saavad väga heldeid annetusi sellelt samalt ettevõtte omanikelt. Ja siis öeldakse, aga miks see üldse siin komisjonis arutlusel on? Ma ütlen, kui mitte sellised teemad, siis millised teemad veel peaksid olema korruptsioonivastase erikomisjoni arutluses? Aitäh! Aitäh!